Tere päevast! Mina Andres Müürsepp ja Ravimitootjate Liidust. Ma tahan kõigepealt öelda, et see plokk on Retti sündroomi näitel, aga mina Retti sündroomi ei tea piisavalt, et ma oskan rääkida harvikravimite kättesaadavust mõjutavatest kriteeriumitest üldiselt, ja siis Retti sündroomi ravimid ja teised ravimid, nad peavad sinna sisse kuidagi Eestis sobituma. Võtsin üles klikeri, vajutada edasi. Et alustuseks, mis on harvikravimi staatuse andmisel kriteeriumid? Et neid kriteeriumeid on laias laastus 3. Üks on see, et seda haigust on vähe. Euroopa Liidus on selleks kriteeriumiks 5 haiget 10 000 elaniku kohta. Aga mitte ainult sagedus, et nendeks harvikravimi staatuse andmisel on kriteeriumiks ka haiguse raskus, et haigus on eluohtlik või eluaegselt invaliidistav. Ja see, et alternatiivi ei ole või siis on alternatiiv, aga sellest on vähe kasu, et uuest ravimist oleks suur kasu. Ja kui me hindame harvikravimeid, siis me võiks arvestada kõigi nende 3 kriteeriumiga, mitte ainult sagedusega, vaid ka sellega, et kas haigus on raske, kas on alternatiivi ja mis ravist kasu on. Et Eesti üldised ravimite hindamise kriteeriumid meile tuttavad, on loogilised, et kas vaja on ravi, mis on ravimi efektiivsus, ohutus, mis on majanduslik pool. Et sellesse me täna ei lähe, sest meil on harvikhaiguste päev ja me tahame rääkida spetsiifiliselt harvikhaiguste ravimitest. Et harvikhaiguste ravimite korral vaatame 2 asja. Üks on need samad 3 kriteeriumit. Kui vähe on vähe, kui raske on raske ja alternatiivi olemasolu ja kasu ravist. Ja teine pool on rahaline pool, et harvikravimid on kallimad. Sellest ei saa üle ega ümber, et nad on oluliselt kallimad kui tavalised ravimid. Ja patsiendi arv on kõige lihtsam ja lihtsamini kommunikeeritav ja lihtsamini ka reeglitesse pandav. Aga oleks elu sama lihtne kui reeglid, et sinna me jõuame ka. Et Eestis rahastamisel on kategooria mõni patsient, kellel on siis kõrgem makselävend. Ja siis on kategooria paarkümmend patsienti, kellel on ka tavaravimitest kõrgem harvikravimite makselävend. Ja siis on erijuhud, kui patsiente rohkem kui paarkümmend. Et tavaolukordades, kui on rohkem kui paarkümmend patsiente, siis neid Eestis rahastamisel ei loeta harvikhaiguseks. Aga kui me tuleme sinna tagasi, kui on hästi raske haigus, ei ole alternatiivi, on suur kasu ravist, siis ravimikomisjon on leidnud viisi teha erijuhte, käsitleda kui erijuhte. Et me mäletame siin parast tagasi oli süstilise fibroosi teema harvikhaiguste päeval. Süstilisel fibroosil oli patsiente rohkem kui paarkümmend, aga see haigus on täiesti hävitav ja oli ravi, mis on väga suure efektiga. Ei ole meie ravi, et Ravimitootjate Liidu teise liikme ravi. Et kui me räägime üldiselt, mis teeb harvikhaiguste ravi kättesaadavaks, siis esimese asjana tuleb pähe paindlikkus. Ja paindlikkus sellepärast, et harvikhaiguste andmed on tihti õredad. Et sul ongi raske teha uuringuid, neid patsiente on vähe ja kui mõelda selle peale, et neil ei ole alternatiivi, et siis kui sa teed uuringut, heal uuringul on kontrollgrupp.
aga sul kontrollgrupis on siis patsiendid, kellel ei ole ravi. Siis sul on eetiline küsimus, et kui kaua sa saad eetiliselt lubada, kui sa näed, et uuringuravim töötab, kui kaua sa saad lubada, et patsiendid jäävad ravita. Ilmselt mitte väga kaua. Ja siis me tuleme soodusravimite komisjoni juurde ja ütleme, et meil on andmed poole aasta kohta või aasta kohta, sellepärast, et me ei saanud hoida kontrollgrupis patsiente ilma ravita. See ei olnud eetiliselt võimalik. Ja siis me kollektiivselt peame neid hõredamaid, ma ei tea, kas hõredaid on õige sõna, aga hõredamaid kui tavalistel suurtel ravimitel andmeid vaatama ja tegema targa otsuse. Et sellest ei saa üle ega ümber. Mis paneb palju paika on rahastuse pool, mis on see eluaasta hind, mida Eesti on valmis maksma, kas ta on aasta maksumus või eluaasta maksumus, olenevalt juhust, mõlemat on minu arust kasutatud. Ja tänane konverents on patsientide häälest, et patsientide hääle juures patsientide hääl on tähtis kahes kohas. Üks on see, et harvikravimite rahastus nõuab solidaarsust ühiskonnas, nõuab õiglust ühiskonnas. Ja selleks, et poliitikud ja ühiskond saaks näidata solidaarsust, nad peavad teadma harvikhaigustest. Ja kui neid ei ole näha, siis ei ole võimalik näidata solidaarsust, kui sa ei näe, kui sa ei tea, mis on harvikhaigused. Ja teine koht, kus patsientide hääl on tähtis, on hindamine. Kui meil on piisavalt andmeid, siis me teeme mudeli, majandusliku hindamise mudeli. Majandusliku hindamise mudelisse läheb patsiendi elukvaliteet, aga see on abstraktne number. Et soodusravimite komisjonil on tähtis, kui keegi neile emakeeles räägib, et kuidas on elu haigusega. Ja tähtis on ka see, et mudel on mudel. Et mudelisse läheb sisse, kui me oleme võimelised tegema mudelisse läheb sisse patsiendi elukvaliteet, aga ei lähe sisse palju asju, mis on tema ümber. Me püüame sinna panna hoolduskoormust. Vahel suudame, vahel ei suuda. Aga kas me suudame sinna panna lapse koolis hakkama saamist? Kas see on elukvaliteedis? Ei tea, pigem ei ole. Et patsientide hääle koha pealt on tähtis komisjonile, kui nad räägivad, mis on eluhaigusega ja mis on mõju tema ümber, mis on mõju patsiendi elule üle pika aja. Kas ta saab õppimisega hakkama, kas ta saab tööga hakkama, mis laadi tööd ta saab teha. Kas see ravi on ka reaalsuses järgitav. Ja mis teeb Eestis veel ravi kättesaadavaks, on see, et reeglid on head, aga me ei peaks olema oma reeglite ohvrid. Need samad patsiendigrupid, mõni patsient ja paarkümmend patsienti. Aga mis sa siis teed, kui on natukene rohkem või natuke vähem on natuke rohkem patsiente, aga raske haigus. Et me peame jätma ruumi ja omama mõistvust, et otsustajatel on võimalik teha kaalutlusotsuseid, mis on reeglite mõttega kooskõlas, isegi kui nad vahel ei ole täpselt reeglite kirjapildiga kooskõlas. Seesama süstiline fibroos, seal on rohkem kui paarkümmend patsienti, aga nad olid nii hädas ja neil oli palju võita, et selleks selle ravi kättesaadavaks tegemisele leiti lahendus. Ja siis ma püüan järgmise 3 slaidi kohta Ravimitootjate Liidu poolt öelda, mis on arengud, positiivsed arengud, natukene arengut, kus võib-olla me ootaks, et toimuks rohkem arengut. Mis on positiivne areng? Meil on uus tervishoiutehnoloogiate hindamise juhis. Juhis on natukene selgemad põhimõtted.
hea. Seal on muu Euroopaga sarnane diskontomäär, keeruline mõiste diskontomäär, aga emakeeles tähendab seda, et ravimid, mis annavad väga pikaajalist kasu, on hindamisel, nende väärtus on natuke paremini näha. Diskontomäär on midagi, mis toob tulevikus võidetud eluaastaid tänapäeva. Sellest on natukene kasu. Järgmine esineja räägib ultraharvikute seaduseelnõust, et kus taotlemise, menetlemise protseduuri on tehtud lihtsamaks, et seda ma lihtsalt headel põhjustel ei kata. Mis osaliselt aitab harvikhaigusi, aga ausalt öeldes mitte eriti, on, et uues juhises on ka uus mõiste nagu kõrge lisandväärtusega tehnoloogiad, emakeeles palju kasu andvad ravimid või seadmed. Ja on pandud tavaravimite jaoks päris kõrge lävend efektiivsuse osas ja ravimid, mis on sellest efektiivsemad, neile kehtib kõrgem makselävend. Et ta kehtib ka automaatselt harvikravimite korral, aga see makselävend on madalam kui harvikravimite makselävendit. Et ta ei aita, see kõrge lisandväärtusega tehnoloogiate skeem ei aita olukordi, kus on mõni patsient või kui see on parkend patsienti, ta võib-olla aitab neid, mis jäävad sellest väljapoole, kus patsiente on rohkem kui paarkend. Need kriteeriumid on siin slaidi peal olemas, aga ma arvan, et me ei pea sinna minema, et võime vaadata viimast kriteeriumit, et ravimist on rohkem kasu kui 3 kvaliteetset eluaastat. See on midagi hoomatavat, 3 aastat. Päris palju harvikravimeid annab rohkem kui 3 aastat. Me vahel räägime 4, 5, 6, 7. Aga tavaravimite jaoks 3 eluaastat on selline piir, kust väga üksikud lähevad üle. Et ta võib aidata mõnda üksikut harvikravimit, ühte ma tean, mida see aitas. Ja ta enamikke neist ei aita, sellepärast et see makselävend, mis aitab tavaravimeid, on harvikute jaoks liiga madal. Ja kus me kõik tahaks näha arengut ja mis ei ole, et on tervishoiu rahastamine. Et kui me Eestis ei uuenda makselävendeid, siis üle aja meie kättesaadavus jääb maha muust Euroopast. Et kas me, ja kui nüüd keegi küsib mult, mis need makselävendid olema peavad, siis ma ei oska teile vastata. Ma oskan teile vastata, et me saame statistikas võrrelda ennast siis Euroopa keskmisega, kas meil on kättesaadavus halvem või parem, või siis Läti-Leeduga, et Lätil on raha otsa lõppenud, aga Leedul on mitmed harvikravimid on vähemalt üksiktaotluste vormis rohkem kättesaadavad kui Eestis. Et me saame sealt teha järeldusi, kas Eesti lävendid on piisavad või mitte. Et seda me ei tee siin toas, teevad teised inimesed teistes tubades. Aga meil on objektiivselt võimalik võrrelda statistikas, et mis on Eestis kättesaadav, mis on mujal Euroopas kättesaadav ja selle pealt teha järeldusi. Ja teine asi on juba mainitud, et me ei oleks oma reeglite ohvrid. Et kui meil on üle 20 patsiendi, siis see sama olukord, et tänaste reeglite järgi rahastamisel need ei ole Eestis harvikravimid. Aga kui on olukord analoogne selle sama tsüstilise fibroosiga, et kui on väga raske haigus, alternatiivi ei ole ja on väga palju võita, siis tahaks loota, et me suudame teha otsuseid Eestis jätkuvalt, mis on reeglite mõttega kooskõlas, et aidata neid, keda on vähe ja kellel on seda abi kõige rohkem vaja. Et lõpetuseks innovatiivsed ravimid aitavad inimeste tervist, nad säästavad mujal tervishoius raha tihti ja nad aitavad majandust tervikuna. Tervishoiu korral on üldiselt välja toodud, et euro tervishoidu juurde annab 4 eurot ühiskonnale tagasi.
Et harvikhaiguste korral on eraldi. Harvikhaigused on ühiskonna solidaarsuse küsimus, et kas me aitame neid, kes on tõmmanud lühema kõrre. Minu poolt kõik, aitäh teile. Suur tänu Ravimite Tootjate Liidu liige Andres Müürsepp. Üks küsimus on tulnud online'is selline, et inimene on kirjutanud, kas ma sain õigesti aru, et tervishoiutehnoloogiate hindamise juhend ei ole harvikravimitele hästi rakendatav? Kõrge lisandväärtusega tehnoloogiate skeem disainiti, et välja sõkaldada kõige efektiivsemad tavaravimid. Ja mida seal tehnoloogia juhendi tegemise ajal ei osatud mõelda, on, et võib-olla harvikravimitel on vaja oma sarnast skeemi. Kas ta on nüüd skeemina kirja pantud või ta on arutelu käigus. Aga jälle tulen tagasi näite juurde, et oli ravim, mis oli väga kõrge efektiivsusega ja kus oli üle 20 patsiendi. Et täna seal lahenduse leidmine on palulik. Et võib-olla kui oleks harvikravimitele, eriti efektiivsetele harvikravimitele oma skeem, et sellest oleks kasu. Tõepoolest. Saalist küsimusi. Käsi tõusis. Suur tänu ettekande eest. Mina jälle küsin, et väga sageli ravimid hinnatakse selle järgi, et kui palju inimene võidab elukvaliteedi aastaid juurde, ehk sisuliselt elu juurde. Aga haruldaste haiguste puhul on sageli see, et kuidas me ravimitega ostame nagu juurde oskusi. Toon näite siin konkreetselt. Kui me hakkasime ravima vanemaid spinaalse lihasatroofiaga patsiente, et nad suudavad istuda terve päev ja teha arvutistööd. Või näiteks Reti puhul nüüd trofenetiide ravi, et suudab kasutada reaalselt käsi, mida ta ennem ei teinud. Et kuidas mõõta seda, kuidas tuua seda sisse ravimite hindamisel, et me tegelikult hindame elukvaliteeti või teatud näitajaid, mis oluliselt parandab nende inimeste elu kvaliteeti igapäevaselt. Ma vastan teile emakeeles. Tehniliselt mudelis on elukvaliteedi koefitsient, aga see on abstraktne ja ta ei hõlma seda, mis on patsiendi ümber, nagu enne räägitud. Ja ei olegi teist lahendust kui see, et patsiendi organisatsioon võtab kätte ja kirjutab, kuidas on elu haigusega, kuidas on, kas ta saab koolis hakkama või kas ta saab istuda või ta saab käsi kasutada. Tema vanemad võib-olla kirjutavad emakeeles selge teksti juurde. Ja me ei oska seda panna kriteeriumitesse, aga oleks õige seda arvestada otsuse tegemisel. Ma ei tea, kas see oli vastus teile? Aitäh. Soovite täpsustada lisaküsimus? Nii. On tulnud uus küsimus. Kas seda, et kallid ravimid hoiavad mujalt kulusid kokku, näiteks intensiivravi vajadust, arvestatakse ka või mitte? Jõudumööda, jah. Nii palju, kui me oskame, me arvestame seda. Eestis võtab uue ravimi kasutusele võtta aega 1040 päeva, mujal Euroopas 45 päeva. Miks see vahe nii suur on? Eestis võtab kaua aega, aga ilmselt see statistika ei ole korrektne. Ütleme nii, et on õige see, et Eestis võtab rohkem aega kui Euroopas keskmiselt. Miks ta on? Ma tegelikult tuleks tagasi, et Eesti kulutab tervishoiu peale vähem kui muu Euroopa keskmiselt. Et me võime vaadata üksikjuhtumeid, aga kõige suurem aluspõhjus on see, et me peame investeerima tervisesse rohkem. Ütleme, peame investeerima Euroopa keskmiselt, kui me tahame sinnapoole jõuda. Palju meil puud on? Ütlen teile peast tervishoiukulud SKP-sse 7,3, Eestis Euroopas 10. See on nüüd tervishoiukulud kokku, kus on riigi osa ja eraosa. Küsimusi saalist keegi? Siis aitäh teile! Aitäh! Ravimite Tootjate Liidu liige Andres Müürsepp.